Tere head kuulajad ja vaatajad, tere tulemast saatesse Ajamõõde. Meil on väga hea meel täna, Allan Lilleorg, Liidia Hõbesalu, mina Pille Voll ja me täna käsitleme väga olulist teemat. Ja kui sina oled ka see inimene, kes igatseb näha tõde tõusmas ja seda, et õiglus saaks taastatud, siis sa oled täna õiges kohas. Ja nimelt me räägime eelmisel nädalal toimunud Senati sisejulgeoleku komitees Dr. Fauci ülekuulamisest. Ja Dr. Fauci, kõik teavad, on endine USA kõrge terviseametnik, Ameerika Ühendriikide allergia ja nakkushaiguste instituudi pikaaegne juht 1984 kuni 2022. Ja siis me räägime sellest, et see kuulamine, mis toimus, see tegelikult toimus ju just ilmsiks tulnud Dr. Fauci päevikute nii-öelda tulemusel. Ja me kõik teame, mina jälgisin ka seda kuulamist, teie olete ka kursis. Ilmselt ka kõik teie juba olete kuulnud, kuigi meie Eesti meedia sellest vaikib. Ja me võime näha, et selles päevikus, mis on tegelikult siis kogutud riiklikelt serveritelt, tervishoiuministri poolt, Kennedy poolt, see ei ole mingi tema isiklik päevik, vaid see on ametialased märkmed. Ja seal me näeme tegelikult olukorda, kus seal isiklikud sellised arvamused ja mõtted olid üks asi ja see, mida ta avalikkusele siis vahendas, oli hoopiski teine. Ja võib-olla võib sul ka kallis kuulaja vaataja olla küsimus, et miks me räägime asjadest, mis toimuvad kuskil üle ookeani. Aga kuna Dr. Fauci oli nagu võtmeisik või ütleme üks COVID-19 sellistest arhitektidest ja nii nagu ütleb meie siis mitte COVID-i arhitekt, vaid selle koroonapoliitika siis kujundaja. Ja selline kõnevõtmeisik, eks ole, ja nii nagu ütleb meie kohalik meedia, et kes püüdis seda teemat vältida, käis nagu kasjume palavudru ja täna siis on üks artiklikene ja siin kirjutatakse, et nagu meie Irja Lutsar, kes oma ala asjatundjana oli valitsuskomisjoni teadusnõukogu esimees ja edastas avalikkusele kõiki kodanikke puudutavaid COVID-19 levikuga piiramise otsuseid. Ja ta ise ei teinud neid otsuseid. Ja, aga ta ütles, et andmed on sellised, nüüd siis vaadake, eks ole, nüüd peab tegema niimoodi. Ja mis siis need põhilised otsused olid või mis piiranguid nagu kehtestati? Me mäletame kõik, eks ole, esiteks oli sotsiaalne distants, maski kandmiskohustus. See muutus täiesti absurdseks, et osades riikides nõuti isegi tänaval maski kandmist, eks ole. Mäletate, meil õnneks nii hulluks veel ei läinud. Meil Eesti oli suhteliselt leebe, sest naabrite juures Lätis isegi kehtestati komandandi tund, et sa tohtisid liikuda teatud kellaajast teatud kellaajani. No see läks täiesti absurdseks, et perekonnad, kes muidu olid koos kodus, siis tänaval, kui nad olid 4 või 5 kaupa, siis nõuti maske. Mäletan ka meie Aktuaalse Kaamera uudistest lõiku, kuidas inimesed jalutavad Stroomi rannas. See oli niisugune varakevadine aeg ja kõik oli kinni, kuhugi minna ei olnud, aga siis, kui sa läksid Stroomi randa jalutama, siis politsei ajas neid ATV-ga tagasi, nad ei tohtinud koos olla. Mäletate, kuidas avalikud väljas olevad spordirajad, spordisaalid, kus sa võisid nagu treenida ennast, need olid kõik lindiga tõmmatud ümber, et sa jumala pärast ei läheks sinna, tõmbad järsku lõuga, jääd veel terveks, eks ole. No me võime näha, et tegelikult Dr. Fauci valetas peaaegu kõige kohta. Valetas selle kohta, püüdis varjata selle siis COVID-i labori päritolu, valetas selle haiguse 10 korda suuremaks. Mitte, et me seda kuidagi eitame, et see oli, see on ilmselt praegu, siin COVID liigub samamoodi. Samas on nagu väga huvitav, et eelnevatel aastatel inimesed surid grippi
siis Covidi aastatel ei olnud ühtegi grippi haigestumist ega suremist. Et gripp vahepeal sõitis kuhugi võib-olla Marsile või Veenusele, aga nüüd on ta jälle taas tagasi tulnud. Ja üks asi, mida nad veel tõid välja seal ülekuulamisel, et doktor Fauci oli ka see, kes pani pidurid alternatiivsele ravimile. Oli olemas näiteks ivermektiin, mina täpselt ei tea, erinevad seal tõhusad ravimid, aga kuna vaata, asi on selles, et vaktsiini ei saa teha kohustuslikuks, kui on olemas teisi võimalusi, toimivad ravimid. Ja sellepärast mäletate see ivermektiin, teda naeruvääristati, tegelikult ta oli ju täiesti toimiv ravim ja ta lihtsalt keelati ära. Et milline uskumatu, see on kuritegu. No loodi selline hirmu õhkkond, et inimestele süstiti igapäevaselt hirmu. Näidati uudistes, kuidas New Yorgis juba massiaut kaevatud, ma ei tea, kas keegi mäletab võib-olla, aga mul on silme ees see uudise lõik, et suured masinad on kaevanud haua ja enam ei ole kuhugi surnud matta, siis näidati neid kaadreid, kuidas Itaalias sõjaväeautodega viiakse ära surnud vanureid ja see on, ja kohe-kohe kõik see juhtub siin. Kui te ei tee nii, nagu ütleb doktor Fauci või meil kodanik Lutsar. Jah. Ja tõesti, Fauci on selles mõttes, tema on see kõneisik, tema on see, kes... No võiks öelda, ta nagu ikoon. Jah, aga tema taga kindlasti oli terve süsteem ja on siiamaani, et nemad ilmselt, need päris niiditõmbajad istuvad ilusti oma koha peal, aga sellegi poolest on väga oluline, et need inimesed, kes on andnud ennast nii-öelda kurjuse tööriistaks ja kes on tõesti valetanud ja kes on põhjustanud seda, et inimesed on kannatanud, et nad saaksid ikkagi, et nende üle võetaks vastutusele ja ütleme, et seda usaldust on võimalik ainult taastada siis, kui oma valetegu või kuritegu tunnistatakse. Ja vabandatakse. Ja kristlastena me teame Jumala sõnast, eks ole, et ei ole niimoodi, et me lihtsalt eksisime, unustame ära ja lähme edasi. Nii oleks ju võinud siis olla Jumal ütelda, et Aadam, juhtus, no lähme edasi. Tagajärjed on ikka. On olemas tagajärjed, eks ole. Ja Jumala sõna väga selgelt ütleb, et see, kes tunnistab oma üleastumised ja hülgab, eks ole, et seal on siis ta saab andeks. Ja me oleme Eestis sellises väike riik, kõik tunnevad peaaegu kõik on kellegiga kuidagi seotud sugulased, koos koolis laagris käinud, aga selle lõhestamine... Eesti ajaloos on olnud paar sellist väga suurt lõhestamist. Üks lõhestamine oli see, kui 44. aastal me muutusime kodueestlasteks ja väliseestlasteks. Ja järgmine võiks olla, on olnud nüüd koroona ajal siis need, kes uskusid doktor Faucit ja tema kõneisikuid siin Eestimaal ja need, kes ei uskunud. Ja need, kes uskusid siis, ütleme, doktor Fauci lähtuvaid sõnumeid, siis väga agressiivselt ja vaenulikult suhtusid nendesse inimestesse, kehtestasid sellise, ma ütleks nagu terroriühiskonna. Samasuguse õhkkonna, nagu oli hitlerliku Saksamaal juutide suhtes, kui sa ei olnud nõus nende reeglitega, kui sul oli nagu veidigi tervet mõistust. Ja ma mäletan üks veidratest nõuetest oli, et mitte mingil juhul ei tohtinud ruume tuulutada. See oli täiesti kummaline. Vastupidiselt. Mäletan ühte olukorda, olen Narvas, lähen Prisma poodi. Ja ma ei saa Prisma poodi minna, sellepärast, et ukse peal seisab hambuni relvastatud piirivalvur ja nõuab mult maski. Ja ta lase mind poodi, sest mul ei ole maski. Läheb mööda mõni aeg, võib-olla 2 aastat. Ja see sama hambuni relvastatud piirivalvur istub Narva jõe kaldal ja vaatab, kuidas Vene piirivalve viib Narva jõelt minema piiritähised. Ja meie tolleaegne siseminister Lauri Läänemets ütleb, aga mis nad said teha? Huvitav, et nad said represseerida oma riigi kodanikke, alandada, mõnitada, nõuda ebaseaduslikult, kuigi nad olid võtnud vastu seaduse, et see on kohustuslik. Aga tuleb välja, et see oli lihtsalt doktor Fauci
unelmates peas sündinud mõttes, sotsiaalne distants ja maski kandmine. Aga see, milleks nad on kutsutud ja seatud, et kaitsta Eesti riigi piiri, siis sellega nad ei tegele. Ja see on selgelt näha, et see terror oli vaimne jõud, see oli teemonlik jõud ja siin, kes selle vastu saab ainult minna, ongi kellel on meelevald. Kellel on meelevald ja vaata, meil on Jumala sõna. Ja mida need tegid, kellel on meelevald? Nad tegid koostööd selle teemonliku süsteemiga, paljud, mitte kõik. Ja, aga vaata, valgus paistab pimeduses. Johannes kirjutab, eks ole, valgus paistab pimeduses. Ja siis ta ütleb, eestikeelne tõlge on siin natukene nagu selline, võib-olla nagu natuke konarlik, aga mõnes teises keeles see mõte tuleb hästi välja esimese Johannese evangeeliumi 1. peatükis 5. salmis, ta ütleb, et valgus paistab pimeduses ja kuidas te näete järgmist salmi jätkuvat? Ja pimedus ei võta seda omaks. Ja eesti keeles ütleb niimoodi. Aga mitmes teises keeles ta ütleb, et ja pimedus ei saanud võitu valgusest. Ja kui me loeme seda, mul on siin väga hea stuudios on meil suur raamat, nii nagu see ongi, siis see raamat algab sellega, et oli pimedus. Aga kuidas raamat lõpeb? Valgus. Valgus. Ja kui me oleme valguse poole peal, siis pimedus ei saa meid võita. Ja tähendab, ja ma nägin oma ebameeldivaks üllatuseks, et paljud inimesed, kes nimetasid ennast Jumala omadeks, sõltumata positsioonist, olid nad kardinalid, paavsti asemikud, nuntsiused, arhimandriidid, nad uskusid rohkem doktor Faucit kui seda, mida ütles Jeesus. Ja huvitav on see, et tõde ometi oli kättesaadav kõigile. Tõde oli kogu aeg olemas. Praegu on see nii-öelda tulnud faktidena meie ette juba kinnitusena, tõestusena. Aga tõenäoliselt nad ei usu ikkagi ka seda, sest nad armastasid valet rohkem kui tõde. Ütleb ka Jumala sõna, eks ole. Aga Johannes ütleb, et kirjutab Jeesusest ja Jeesus räägib, et tema omad kuulevad tema häält. Tähendab, on võimalik kuulata Jumala häält. Et me elame selles maailmas ja me tihti käitume selle maailma poolt seatud nagu reeglite järgi. Aga taas tehes lahti Jumala sõna, et te ei mõtleks, et see olen nüüd, ma olen Kivilis nuusutanud liiga palju tehase õhku ja siis see on Mendelejevi tabeli järelmõjud on minu elus toimimas, kindlasti on ka. Aga Rooma 12 peatükk ütleb, nüüd kutsun teid, vennad, üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Et me anname, vaata, hirm valitses selles maailmas COVID ajal. Ja seda hirmu külvas paljuski doktor Fauci antud sõnumid, mille pärast ta nüüd peab aru andma. Meil olid kohalikud ruuporid, kes rääkisid, et ühel päeval tuleb maski kanda, teisel päeval, et ei tule maski kanda. Need on kõik uudistes alles talletatud, eks ole. Tuleks seda teha, võib-olla seda mitte teha. See kogu aeg muutus ajas see uudis. Aga Jumala sõna ütleb, et ärge mugavanduge praeguse ajaga. Meil on nagu kiusatus mugavanduda, et mis mina teha saan. Et see oli ju enamus Natsi-Saksamaa inimeste siis vastus, et miks te läksite kaasa Hitleriga? Aga mis mina teha sain? Mis mina teha saan? Aga ometi oli olemas inimesi, kes ei mugaandunud. Me täna siis... praegu, eks ole. Nagu praegugi oleme nagu tänulikud, et tänu Jumalale oli Dietrich Bonhoeffer ja see tunnistamiskirik, kes ei mugaandunud. Ja see mugaandumine, vaata, see on selline apaatsus. Et sa oled nagu, vaata see kobra... Sa ei viitsi võidelda. Sa ei viitsi võidelda. Olgem rahu, Jeesus tuli rahu tooma. Armastus. Jah, armastus. Peace, brother. Kurat istub sulle pähe ilusasti. Ja teeme, mis nemad ütlevad. Jah. Mida ütlesid apostlid? Kui ikkagi läks seadus Jumala vastu, siis nad ütlesid, Jumala seadus on meie jaoks tähtsam kui teie. Kelle sõna meil kuulata, eks ole? Otsustage ise, kas Jumala või teie sõna. Ja ta ütleb, ärge mugaanduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel. Muutuge meele uuendamise teel. Nad võivad igasugust juttu meile homme rääkima hakata. Ilmselt see ei ole viimane. See oli alles alguses, see näitas, kuhu koguduse usk on rajatud. Kas Jumalasse, kes teeb imesid,
või oleme- vaktsiinidesse, mis oli täielik kuratlik plaan. või me oleme see klubi lihtsalt huvide järgi. jah, täpselt. ja just, et täna isegi me võib-olla ei taha nii palju rääkida sellest, nendest Fauci valedest, see kõik on kättesaadav meedias, kuigi meie meedia siis jällegi täna Püüab vältida seda teemat. nädal aega oli vait ja nüüd täna siis tuli välja sellega, et vandenõuteoreetikud on jälle kogumas jõudu või kuidagi Tõde tõuseb, vot see on see, mis aga toimub meie praegu. tänane võib-olla saate eesmärk ei olegi niivõrd selle Fauci siis nende tegude siin lahkamine, seda te võite kõik ise vaadata, kuulata, praegu on meedia täis. Aga just, mis nagu teeb muret, nagu sa ütlesid, et see ilmselt ei ole viimane selline üritus. Nagu pastor Liidia ütles, et tõenäoliselt oli tegemist kleidiprooviga, eks ole. Kleit oli liiga suur. Et palju neid proove veel ees on, me ei tea, aga tõenäoliselt on neid terve rida. Ja siin tuleb küsimus nagu selles, et nagu sa ütlesid ka, et kui me oleme Jeesuse omad, siis me kuuleme tema käest, see on päris nagu sihuke väga selline suur ütlemine, et ka siis tõesti osad inimesed, osad kristlased ei olegi Jeesuse omad. Mulle tundub niimoodi, sest vaata, sest kuidas sa mõtled, kui Jeesus ütles, minu lambad kuulevad minu häält, minu koda on palvekoda kõigile rahvastele. Kõigile, tähendab kõigile, see tõlgitakse kõigile, eks ole, et ja kui kiriku ukse peal on silt, et palun vaktsineerimatutel mitte tulla või see jõulukontsert, kus me räägime päästesünnist, on ainult vaktsineeritutele, siis see on ju... Kelle tahet sa siis täidad, inimeste või Jumala tahet? No kuidas nad siis on Jumala omad? Just küsimus on selles eristusvõimes, et kui kristlikud juhid milleks on üks juht ette pandud pastor, mis on pastori ülesanne? Pastori ülesanne on, eks ole, kaitsta ja toita oma karja. Kaitsta ja rääkida tõde ja ka olla võimeline eristama erinevaid hääli ja kaitsma oma karja, aga kui me ikkagi, meil on sellised juhid, kes läksid sellega kaasa, nad panevad ühele poole, ütlevad siia poole vaktsineeritud inimesed, poole kirikut ja siia poole vaktsineerimata. Öelge mulle, kuidas ma saan nagu ühtegi sõna usaldada. Sellise juhi edaspidiseid sõnu ma ei usalda enam. Et no eksida võivad ju kõik, aga selleks... Ja me kõik oleme ekslikud. Me kõik eksisime nagu lambad, ütleb prohvet Jesaja. Eks ole, ja pöördusime oma teed. Aga küsimus on selles, et me tunnistame oma eksimusi. Tunnistamine on ainus võimalus usalduse taastamiseks ja kuidagi edasi minemiseks, et need asjad ei kao lihtsalt, et no nüüd on juba 5 aastat möödas või et noh, las see kuidagi jääb sinna, oli, mis oli. Armastus. Ei ole. Vaata, üks vaimulikest liidritest ütles tollel ajal, kui Jeesus oleks täna elanud, siis koroona ajal, mis ta siis teeks? Kui ta 2000 aastat tagasi käis sandaalides, no tõenäoliselt käis sandaalides, eks ole, siis täna Jeesus käiks maskiga ja teeks endale vaktsiini. Ja saad aru, siis kuningate kuningas, issandate issand. Kuidas nad teda vähendavad? Vot siin püha viha tõuseb. Kelleks te peate teda, keda löödi risti, karistus oli tema peale, et meil oleks. Te vähendate tema tööd. Te ütlete, Jeesus teeks süstikas. Häbi ei ole, mul püha viha tõuseb praegu. Tema, kes ta oli kuningate kuningas. See ongi selline humanistlik kristlus. Väetu, jõuetu ja tulevikuta. Ja kurat ei karda sellist kogudust. Absoluutselt, aga maailmale on see väga mugav. Muidugi. See on väga meeldiv, sest ta on nõus minema kõiges kompromissile. Kõiges. No vot ongi. Aga vaata, Rooma kiri, ma loen selle 12. peatüki 2. salmi lõpuni, et vaid muutuksite meele uuendamise teel. Muutuksite meele uuendada. Meil tuleb meelt uuendada. See vana loomus, kes ristimises oleks justkui pidanud ära olema uputatud. Ta aeg-ajalt tuleb taas tagasi. Ta on nagu see vaata, nagu fantoomvalu. Et inimesed räägivad, kellel on amputeeritud mõni kehaosa, käsi, jalg, et vahest see ära lõigatud kehaosa valutab. Mida ei ole. Tal on fantoommälu, eks ole, see on nagu mälus on alles, et see valu. Ja samamoodi see vana loomus aeg-ajalt tuleb nagu tagasi. Ta peaks olema surnud. Aga ta on kuskil meie mälus.
aga sellepärast Jumala sõna ütleb, et me uuendaksime oma meeli. tegelema sellega, jah. Me peame sellega tegelema, me oleksime vormis. Valvake, see on see sõnum, mida Jeesus rääkis. Ja vaata, ta ütleb, et katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine. See katsuksite läbi. Tähendab, me oleme iga päev sellises testis, eks ole, me katsume läbi. Et mitte see on ju, et me katsume läbi, mis on hea, meelepärane ja täiuslik. Jumala tahe meie suhtes. Et lihtne on lihtsalt inertsist liikuda. Aga keegi on ütelnud, et surnud kala liiguvad allapoolu, elus kala liigub ülespoolu, eks ole. See on pingutus. See on, et sa otsid Jumalat, eks ole, et sa ei alistu lihtsalt sellepärast, et sulle öeldi nii teha. Me peame ära tundma, kes on selle taga, kas Jumal või kurat. Kurat võib väga kavalalt tulla, eks ole. Kasutab Jumala sõna, alistuge. Nii on kirjutatud, aga tema kirjutamise või tema kirjutatu esile toomine on kontekstist väljas, valel ajal, vales kohas. Ja see eristusvõime peab meil kogudusena olema. Sest vaim ju räägib. Ilmutuse raamatus on 7 läkitus kogudustele. See on 7 nagu täiuslik number, eks ole. Aga ta igas nendes kirjas on üks ühine joon, ta ütleb, kellel kõrvad on, see kuulgu, mida vaim räägib. Tähendab, Jumal on elav, Jeesus Kristus on see sama eile, täna, igavesti Heebreaga 13:8, et Jumal räägib täna. Et kui meil on kõrvad kuulda seda, sest tänu Jumalale kõikide nende ees, kes on andnud ära selle testi, aga on ees uued testid. Me ei saa jääda nagu puhkama loorberitele, me peame uuendama oma meelt, et me kuuleksime, mida Jumal tahab, mida ta räägib, eks ole. Ja vaata, see on nagu hirmutav, et kõik need reeglid, maski kandmine ja sotsiaalne distants tänaseks on justkui lõppenud, eks ole. Kuigi ma imestusega näen, et paljude söögikohtade uksel on ikka veel see kiri, et siin on turvaline COVID-19. Huvitav, et nad ei ole võtnud seda ära, nad nagu igatsevad seda aega tagasi või mis asi see on siis? Et kirikutes küll ma olen näinud need jooned 2x2 on nagu ära kadunud tänu Jumalale, aga inimesed, kes tegid süstid, siis meie linnas oli esimene Eesti vaktsiini ohver. Noor päästja, 30-aastane meesterahvas, täie tervise juures, ta tegi täna süsti ja homseks oli ta surnud. Ja mõni aeg tagasi meil oli kokkusaamine kohalike võimukandjatega ja ma küsisin nende käest, mida te olete teinud selle pere heaks? Nad ehmatasid ära, nad ei olnud isegi mõelnud, et midagi võiks tema heaks teha. Tema oli täitnud seda Rooma 13. peatükki, oli allaheitlik, sest päästjad pidid kõik tegema. Sa ei saanud võimustruktuurides töötada, ilma et sa ei oleks teinud seda torget. Kui palju kurja. Ja tänaseks on see inimene lahkunud. Neid on palju. Neid on sadu, kui mitte tuhanded, sest koheselt meil oli ju järsk suremuse tõus ja tollane meie peaminister, kõrge Euroopa Liidu tänane poliitik, ütles, et see kõik on sellepärast, et meil oli kuum suvi. Ja kusjuures mitte ainult süstide tagajärjel, vaata kui palju see stress ja traumad, psühholoogilised surved, ettevõtluse pankrotistumine, kõik see oli ülim inimsuse vastane kuritegu, mis vallandati otse põrgust. Ja kuna me teame, et need võivad korduda, siis me peame tõsiselt mõtlema kogudusena, kuidas valmistuda nendeks vastuseisudeks kurjuse jõududele, sest meile on antud tema nimes, Jeesuse nimes on antud meile meelevald seista vastu. See on jumalik valitsus, mis on meie kätte usaldatud. Ja kui meie seda minimaliseerime, öeldes, et Jeesus paneks ka maski ette, siis me ei kõlba olema tema pühad. Me ei täida oma ülesannet. Ja siit tulebki nagu väljakutse ka kristlastele, et kuidas, mul nagu väga raske on mõista, et kuidas tõde on sul silmad ees ja sa ei ole võimeline seda nägema. Ja samamoodi, et kuna nad armastasid valet rohkem, siis Jumal on lubanud neile sõgeduse tulla ja nad usuvad valet. Koguduse liikmed, et esitage väljakutseid ka oma pastoritele, oma juhtidele, küsige küsimusi ja ärge laske nagu lambaid juhatada. Kelle pole karjast. Et näiteks ega siis tõe järgi minek, ta nõuabki ohvreid ja iga üks peab hind. Et näiteks mina samamoodi, minuga töölepingut ei uuendatud, kuna mina
kuna mina ei vaktsineerinud. Ma olen eluaeg olnud terve, ma ei kasuta rohte, ma pole gripivaktsiine võtnud, mõtlesin, miks ma peaks võtma seda Covidi vaktsiini. Terve inimene, vaba inimene ja lõppude lõpuks peaks inimesel olema ka vabadus surra, kui ta tahab, otsustab valesti otsustada. Et selline surve ja just nagu küsimus on selles, et kui meie kirikute eesotsas on sellised juhid, kes ei ole võimelised siis eristama ja nägema tõde valest. Vaat see on küsimus. See on probleem. Mitte see, mis oli kogu selle Covidi kamma jaaga, see oli ka muidugi... Jumal tegeleb ise Fauciga ja ma usun, et Jumal tegeleb ka meie kõikide nende juhtidega, kes võib-olla kuulasid valesti, aga ainus tee on tunnistada, et me eksisime. Ja selleks, et me võiksime näha Jumala au siin maal. Ja see algab kristlastest. See algab, sest kohus poliitikud ju ei tea Jumalat, nad ei tunne, aga meie tunneme. Ja me peaksime tundma. Kohus algab Jumala kojast, eks ole, see on aruandmine, eks ole. Et ei saa üks allikas tuua head ja halba vett. Ja nii see on, praegul on see aeg, kus me peaksime otsima Jeesust. Täitma ennast tema sõnaga ja kui tema tuleb, ta on tõe vaim. Ta on tõe vaim. Ja koos temaga tuleb kõik tunnetus ja arusaamine. Ja see ei tähenda, et me ei ole raskustes, aga see tähendab jõudu läbi minna nendest raskustest. Püha vaim on see, kui püha vaim on meie sees päriselt, siis püha vaim on see, kes juhatab meid kõigesse tõtte. Absoluutselt. Et kas meil on püha vaim, kas me elame koos püha vaimuga, kas me oleme täitunud temaga, sest kui on, siis nagu siin ka üks Jumala mees hiljuti ütles, et paljud kristlased elavad nagu tavalised niimoodi heatahtlikud tsiviilisikud, mis ei ole mida, no see on tore ju, eks ju. Aga me ei ole kutsutud kõigepealt esimene olema heatahtlik tsiviilisik, vaid me oleme kutsutud Jumala kuningriigi esindajaks ja see tähendab, et me oleme ka vaimses sõjas osalised, kas me tahame seda või ei taha. Me tahame elada rahus, aga meid tiritakse sõtta ja kui me oleme niisugused lödipüksid, siis me ei võida ühtegi sõda, siis kurat tuleb ja irvitab ja istub pähe ja sinuga tehtakse, mida nemad tahavad. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu ja seda ülirohkesti. Et me ei elaks kartusel, sest Jumala vaim ei ole mitte arguse vaim, vaid see on jõu, väe ja mõistliku meele vaim. Et me ei tohi seda ära unustada, et isegi olles sellises olukorras, nagu Taanil ja ta sõbrad olid, kus nende ees oli tuline ahi ja öeldi, et kui te ei kummarda, siis teid heidetakse. Nad ütlevad, et Jumal võib meid päästa, aga kui ta isegi ei päästa, kuningas teab, me ikka ei kummarda. Just täpselt, isegi kui ei päästa. Isegi kui ei päästa, et isegi kui ma suren sellesse, aga meie elamine on taevas. Suremine on meile kasu. Jumala sõna väga selgelt, me ei kutsu kedagi üles surema, aga me kutsume oma elusid andma Jumala kätte, et see oleks meie mõistlik Jumala teenistus. Ja ma ei tea, kes on meie vaatajad, kindlasti on selliseid inimesi, kes ei ole oma elud andnud Jumalale. Siis täna on sinu võimalus lihtsalt paluda, et Jeesus tuleks sinu ellu. Ja sul ei oleks see ei oleks mitte hirmu all, kartus all, mis tuleb. Meid kogu aeg hirmutatakse. See viimaste aastakümnete sõnum on, kui te ei tee seda, tuleb karu. Kui te ei tee seda, tuleb surm. Kui te ei tee seda, tuleb karu. Kogu aeg on mingi hirmu külvamine. Aga Jeesus on tulnud, et meil oleks elu. Elu, see on meie võimalus haarata kinni elust ja elada päriselt. Täpselt. Et tõesti et ära tunda tõde, me peame olema täis Jumala vaimu, püha vaimu ja olgu see meile selliseks väljakutseks ja samuti juhid, kes on eksinud, siis kõige õigem tegu ongi meeleparandus, avalikult tunnistada, kui sa oled avalikult õla alla pannud näiteks. Nii-öelda, siis on hea avalikult tunnistada seda, jah, eksisin, inimesed eksivad ja siis saame edasi minna, sest sa võid olla ka, ma ei tea, teoloogiliselt kõrgelt haritud ja haridusasutuste eestvedaja, aga kui need asjad on õhus ja need asjad on nii-öelda meie vahel, me ei saa lihtsalt selliseid inimesi tõsiselt võtta ja kuidagi usaldada ka vaimulikult, aga tõesti alati on nii-öelda võimalus tulla Jumala ette ja siit edasi minna, sest Jumal on vägev ja suur ja tema õiglus
saab alati taastatud, et kes võiks arvata, kes oleks võinud, me teadsime kõike seda nagu sai palletatud ju nii teatud palju allikatest ja meil oli selline teadmine ja ikkagi tunnetus ka selle Covidi ja Fauci kohta, aga kes oleks võinud arvata, et need faktid reaalselt nüüd tulevad ka teie ette, et te võite, see on see, mida Jumal teeb praegu, et ta taastab õiglust, ta tõstab oma tõde ja taastab, nii et see on see, et ülekohus ei saa jääda igavesti võidutsema. valgus võidab. Valgus võidab. Valgus võidab. Aamen. Nii et tule valguse poole, armas sõber. Tule valguse poole. Ja tõesti meie poolt ka õnnistusi teile ja kohtume peagi taas.